Erki Sarapuu uus kaaslane on kena noor neiu Tofi, 5-kuune Prantsuse buldog. Väga paljud inimesed, kes on kokku puutunud selle tõuga, ütlevad, et sellest tõust nagu armsamat koera on päris raske leida. Tunnistan ausalt üles, et päris nii see ka on. Ma saan aru, et sa ei saa üksi tööga hakkama, sul on vaja teda tööle kaasa võtta. Ja, sest et meil on siin päris tihti konsiiliumid saame pidada. Saan nõu pidada, et millist muusikat kas või Star FM või Powerisse eetrisse panna või milliseid videoid valida saadetesse. Ja teistpidi jällegi on niimoodi, et kui mõnda aega pikemalt istud siin arvutis ja siis korraks juba hakkab nagu vaikselt kärssama kukla piirkond. Et siis võtad paar minutit vaba aega ja siis stressipall missugune on olemas. Selline teraapiakoer. Teraapiakoerana toimib ta ka kolleegidele. Tihtipeale ongi niimoodi, et ma saan tööd teha samal ajal, kui koer on siis kuskil kõrvaltoas või siis teises maja nurgas ja siis on kuulda, et kuidas kõik ikkagi nunnutavad teda. Nii et selline win-win olukord. Praegu jõulukuul on Erkil eriti abi vaja, sest tööd on üle pea. Praegu me toimetame meie raadiojaamadega, et meil ju teadupärast siis Star FM raadiojaam, kus siis mul on au olla nagu nii-öelda muusikatoimetaja, et nüüd me detsembrikuus oleme ametlik jõuluraadio. Ehk siis kõik jõululaulud, mis maailmas tehtud on ja mis maailmas ilmuvad, kõik tuleb läbi kuulata, kõik tuleb ära konspekteerida ja nii-öelda endale selgeks teha ja siis otsustada, et millised lood eetrisse jõuavad. Ja samamoodi on Power Hit Radio puhul on meil praegu siis alanud ettevalmistus aasta kokkuvõtvaks edetabeliks, ehk siis aasta top 40. Lisaks loomulikult TV3-s jookseb ju meie võimalik vaid TikTokis saade ja see on ka ikka selline põhjatu ookean, et sealt seda materjali kokku koguda. Nii et päris igav ei hakka ja kodus samamoodi on ta väga-väga suureks abiks, sest et kui kodus viskad diivanisse, siis ta on klupsti kohe sul külje all ja talle kangesti meeldib kaisutamine ja siuke kaisus magamine. Ja siis kui mõnel üritusel käin kuskil, kas siis õhtut läbi viimas või midagi analoogset tegemas, siis õnneks on Tofiga tegelejatest päris lausa järjekord, et siin kõige lähemad inimesedki teinekord ütlevad, et oi, et me vist isegi ei saagi teda niimoodi hoida, et kõik tahavad kangesti nüüd lapsehoidjaks tulla. Tofi, sina kui Viimsi üks nooremaid elanikke, mida sa arvad praegusest olukorrast? On nii kurb? Prantsuse buldog registreeriti tõuna aastal 1898. Ta võib olla eri värvides ja mustrites. Buldog on intelligentne, õpib kiiresti, on tähelepanelik, kohanemisvõimeline, sobib nii üksikute inimeste kui ka suure perega, armastab lapsi ja nendega mängimist. Prantsuse buldog oli eriti populaarne Pariisi kõrgklassi ja kunstnike seas, oli ka näiteks moelooja Yves Saint Laurent'il. Tofil on praegu vaja hästi palju närida, sest ta vahetab hambaid. Ärge saage valesti aru, tegemist ei ole nagu sellise vana koeraga, kes hommikul paneb endale hambad suhu ja ööseks võtab välja. Vaid ta on meil tibukene on jõudnud sellisesse ikka, kus tal siis need tiite hambad hakkavad välja kukkuma. Näe vaata, kuidas ilusti ta oskab süles olla, on ju. Tofi, kuidas on? Ütled ka midagi või? Jutu paunik. Praegu sa oled küll maru vaikne. Ja vaata, kui hea, võtsin endale uue koera ja nüüd saan nagu David Hasselhoff lõpuks ometi endal ka rinnakarvaseks.